Nonii, ma pakkisin oma esialgse kotitäie ära. Raamatud, kott, mille sisse ma panen mingid asjad, mis on kohe vaja kätte saada. Pass, kõrvaklapid, siis on HDMI adapter Macist telekasse, hambaharjalaadja, hambari, kamm, väga vähe riideid, mustvalged, üks söösark ja dressipüksid ja särgid, desinfitseeriv aine, šampoon, dušikeel, näomaskid, valuvaigistid, siis on hügieeniline huulepulk, mida on mul kindlasti vaja, mida ma pean ka juurde veel ostma sealt, näovesi, kreem, hari ja padi, millega ma siis ei ainult teemaga lennukis, vaid ka pärast voodis, et ma siis ei keeraks ühele või teisele poole ja mingisugused mingi asjad. Nii et praegu on ta suht väike, aga kohe pean ma minema apteeki ja ostma endale palju igasugu stuffi nina ja valu jaoks. Seal nad lähevad. Oh my god, kui äge see korter on nii armas. See vannituba. Ja see on üks odavamaid kortereid üldse terve Kaunase peale. Ja see näeb nii äge välja. Ja siit tuleb tuba. Selline väike stuudiokas. Väike nurk. Issand, kui äge. Ma ei jõudnudki enne filmida midagi, enne kui ma siit ära läksin. Sõin lambist ja siis tuli kõne, et ma peaksin minema sinna kliinikusse, kell oli umbes 5. Et ma peaksin minema kliinikusse ja tahab teha konsultatsiooni minuga ja nii edasi. Kliinikus me rääkisime ühesõnaga kõigest sellest siis, mis ma teha tahan, mis tema arvab, et oleks vaja veel teha. Ja siis teine asi, mida ma üldse ei plaaninud teha, mis tema... Võtan jope sellest ära. Et teine asi, mida tema ütles, et oleks tarvis teha, kuna minu nagu erinev hääl on, kui ma hingan ja siis üks ninapool on just see, mis mul alati nagu kinni läheb. Aga siis on seal teine kirurg, kes vaatab siis selle septumi nagu üle, mis siin nagu sees on ja mis hingamisele, kas hingamist takistab või kui seal ei ole traumasid, siis on kõik hästi. Ehk siis ma loodan, et mida vähem asju me peame tegema, seda parem, sest see taastumine on nagu siis väiksem ja lühem ja kergem ja nii edasi. Aga vaatame, mis saab. Nüüd ma tõmban endale paar filmi ja söön, mul lubati süüa ja siis ta andis mulle 3 unerohtu, mille ma pean kohe ära võtma, nii et ma nüüd vaikselt juba hakkan närvi minema, aga mitte väga hullult, aga ja nagu tunne operatsiooni osas on hea, aga tunne nagu endal sees on praegu siuke, ma ei tea, veits hirmus. Täiega raske on ärgata. Täiega hirmu on peal. No nii, ilmaka on vähe ilusam. Ma olen ärganud vapralt ülesse, vähem vapramalt. Liigun kliinikusse, kell on 11 läbi, 11.30 pean ma seal olema. Nii et ma nüüd kutsun Taxify ja minek.
võtsin täna hommikul tableti, mille arst mulle eile andis ja mul käib pea täiega ringi. Mul on siuke tunne, et ma kukun kohe kokku. Ma ei tea, kas selle eesmärk oli see, aga ma ei tunne ennast väga hästi. Ma ei tea, mis need tabletid mulle tegid. Nii veider on. Siin ma siis olen mõned tunnid pärast operatsiooni. Kõige hullem osa on see, et ma olen väga tisi, pea käib väga ringi. Seda on natukese paha. Aga mul on üks mega hea uudis. Ja selleks on minu kaartis Maria. I love you! Oh my god, ma ei suuda uskuda, et keegi võttis reaalselt aja ja tuli lihtsalt mulle toeks, mis on nagu nii äge. Tšau! Mult küsiti Opieelselt toidukõrti või? Mult küsiti opieelselt, et kas ma söön ikka liha ja kala ja ma ütlesin ei ja mul on siin nüüd selline kala. Nii äge, mis siuke tore. Mulle tuuakse kogu aeg mingisugust teed ja igasugu mingi batoone. Aga veits olen mures sellepärast, et ma ei võtnud mitte midagi endaga siia haiglasse kaasa. Sellepärast, et ma igalt poolt teadsin kogu aeg, et ma saan samal päeval koju. Aga ma ei saa täna koju. Mul on nagu 100 probleemi, mille lahendused on kõik kodus. Mul nagu ei ole valus. Mul ei ole üldse valus, ma pole kordagi ühtegi tabletti võtnud. Valus ei ole, aga nagu mida ma kõige vähem ootasin on see, et mu tagumik täiega valutama. Sest ma ei jaksa rohkem istuda. Tere hommikust, sõbrad! Siin on minu päev number 2. Operatsiooni järgne päev ja veits olen endal siit mingi lahti kakkunud ja vaadanud. Ninakuju tundub praegu täiesti erinev, sellepärast et tampoonid on sees. Aga nina on nagu täiesti sirge ja joondus ja ma ei tea, hommik on suhteliselt hästi läinud. Sain küll magada, aga kuna mul ei ole võimalik selja peal või tagumiku peal magada, siis ma ikkagi pidin külje peal magama. Ühesõnaga, Maria pidi üksinda eile korteri ülest leidma, mis oli täiega juurde. Ja pidin üksinda siia ja ma üldse ei tahtnud üksinda olla siis täiega nõme. Aga nõmas ma sai hommikul kell 6:30 juba mingit medikamenti asja. Jee! Вам не положи нахер. Все хорошо, больше ничего? Спасибо. Et tahaks täiega köhida ja kurgus on igast mingid klimbid ja selline veider on natuke olla. Ja vahepeal oli suur kartus, et ma pean aevastama, mis on täiega hirmus, mida ei tohi üldse teha, sest ma ei oska läbi suu aevastada ja ma olen väga kõva aevastaja. Aga kui ma aevastan, siis terve liim kuuleb. Nii et seda teha ei tohi. Aga jah, praegu hästi. Mul võeti täna hommikul ära siis kõik see tups. Siis tampoonilinast, mis oli mu kõige suurem hirm, aga karta polnud vaja. Ja siis nüüd pandi siis enne salvrätik, mis koguks kõike seda, mis linast tuleb. Aga seda väga palju ei olnud. Nüüd on lihtsalt ainuke nagu veidike selline kipitav on see, et nii-öelda siis tatt voolab nende õmbluste peale, mis tähendab seda, et natuke kipitab. Aga muidu hullu ei ole, valu ei ole ja kõik on bueno. Nii et nüüd lähme koju või korterisse. Yeah. No nii, meil on poodi tehtud. Meil on riides. Jopa väljas. Ja aeg minna. Natu shabby, ma ütlen. Täiega hea väljas, on nii mõnus, päike paistab. Oi. Praegu Maria paneks käna. Läheks kohe uuele rinaplastikale. Samal ajal, kui Maria
Maria vaaritab mulle, issand jumal, ma tahaks kuulda enda häält nagu sealt. Maria vaaritab suppi, borsisuppi. Ma hakkan siin välja mõtlema, kuidas see medikamentide võtt käib. Sul on paastad seal nina peal. Jaa, mul on siin side. Aga me ei saa seda autot värvida. Miks? See ei tule pliiatsiga. Tegelikult peaks enne tablette võtma mingisugust sööki, aga söögiisu üldse ei ole. Kuigi me sõime Mariaga siin mingisugust borsisuppi. Aga nagu, kuna ei tunne väga maitsit, siis ei ole väga isu ka. Aga üks bananšik ajab asja ära. Nonii, 3. päev. Veits on silmad rohkem paistes kui eile. Aga nagu ma ei tea, väljanägemine läheb hullemaks, veits läheb nagu enestunne ka hullemaks või nagu selline nagu pakitsev valu on või ma ei oska öelda. Nagu siit selle koha pealt pakitseb ja ma lihtsalt tunnen, et ma tahaks selle nagu maski eest ära võtta. Ja huuled veits kuivavad. Aga ma teen oma puhastuse jälle ära. Ultitikuga. Desinfitseerima. Teen seda tegelikult umbes 5 korda päevas. Arst ütles, et tuleks minna nii sügavale, kui ise tunned, et on nagu okei. Mulle nagu tundub, et ma desinfitseerin ja kuivatan seda haava või nagu jah, seda haava natuke rohkem, kui ma peaks. Suu väga ei liigu. See on nagu suu ei liigu sellepärast pigem, et nii kuiv on suu praegu. Nii, see on nüüd siis see õli, mida ma panen siia. Ja siit on selle valgusega on näha ka, et veits kollased on silmalused. Tere hommikust! Täna on siis 6. aprill. Ma ei tea mitmes päev. Ühesõnaga, mul on nagu oodata oligi, siis tekivad sellised kollased või nagu kõik, mis enne oli selline sinikas, siis nüüd on kollane. Mul ei ole nagu ülemine huul täiesti kinni. Ja ma saan täiesti nagu, mitte küll nagu loomuliku naeratustega. Ja mul see siit tuleb juba ise nagu kõik lahti. Täiega on tahtmine kiskuda seda lihtsalt ära vaadata, mis siin all on. Aga jätkuvalt ma ütlen, et väga hull ei ole. Siit poolt vaadata on kõvasti hullem kui siit. Ma ei tea ka, miks see niimoodi on. Enesetundest nii palju, et ma ütleks, et eile oli kõige nagu keerulisem. Ja täna öösel oli nagu kõrvad vilisesid hullult, mis on siuke veider. Ja praegu täna hommikul siis läksin ka, tõusin püsti ja nagu viskab korraks pildi ära, aga see ei pruugi üldse olla. See tõenäoliselt on sellest, et ma ei ole väga regulaarselt ja palju siin söönud ja mina nagu igapäevane kohvijooja ei ole mitte ühtegi tassi kohvi on, sest mul nagu ei isuta praegu üldse. Vot, aga ma nüüd siis hakkan puhastama ja näeme homme. Siia! Täiega mõnus ilm on. Aga täna on reede, laupäev. Teisipäeval oli mul operatsioon ja ma tulen esimest korda välja. I know I look ridiculous, aga väga õudne on toas passida. Ja täna mul siis paistetus kõige siuke hullem või nagu täna on esimest päeva selline paistetus, et silmakuju on hoopis teine. Teibid hakkavad vaikselt siit lahti tulema. Käisin duši all täna esimest korda. Ühesõnaga, täna on uus ja värske päev. Veits paremat enesetunnet loodan sellest. Aga nüüd me lähme jalutama linna peale. Vaatame, mitu inimest ära suudame juhatada. Tere hommikust!
täna on siis pühapäev, viimane päev, kus mul on kõik need peal. Homme ma lähen siis neid ära võtma, aga siis teisipäeval oli operatsioon ja täna on siis pühapäev. Vasaku silma alt on põhimõtteliselt nagu kõik mingid sinikad ära kadunud, aga parema silma all veel on. Ehk siis kuidagi olen rohkem tõenäoliselt selle all või olen tõenäoliselt kuidagi rohkem selle peal. Mida mul ei ole kordagi juhtunud on see, et huuled oleks katki läinud. Kuna mul võeti siis kohe pärast operatsiooni järgmisel päeval võeti need tampoonid ninast välja ja ma olen suhteliselt hästi saanud nagu hingata läbi nina. Siis kuna mul on see selline, ei ole ainult 100% läbi suu hingamine, siis ei ole ka see nii hull. Aga need õmblused on ka juba, ma näen, et haav on sealt alt nagu siis kinni kasvanud. Ainult nina seest nende äärte pealt on näha veel, et natuke nagu nii-öelda selline haav. Aga siit on, ma arvan, et kohe kui homme on niidid välja võetud, siis näeb juba täiesti nagu okei, et see ei näe siis nii nähtav välja. Tere hommikust! Täna on esmaspäev. Täna on minu päev saada ära kogu see mask ja need õmblused siis nina alt. Ja ma käisin nüüd duši all, me oleme riides, me oleme valmis. Me hakkame välja minema ja umbes tunni aja pärast peaksin olema me seal ja saame ära. Feeling nice and fresh. Võtme takso ja siis sõitma kliinikust. Ja järjekordne päev täpselt samasuguse outfitiga ja täpselt samasuguse näoga ja täpselt samasuguse ilmaga, veid soojem. Ja nüüd me tellisime endale Taxify ära ja sõidame kliinikusse. Fun fact meie Taxify asjadega on see, et me oleme tellinud mõlemaid, nii mina Taxify kui Maria Taxify'd. Ja siis mina saan alati mingisugused vanad Mersud, Toyotad. Nüüd sain suht uue, sain 2008 aasta Priuse. Ja siis Maria sõidab mingi Jaagorite ja uute Bemmide mingi asjadega. Ma ei tea, miks me lihtsalt ei õpi, ei lase ainult tal tellida. Nii, kohe lähme sisse. Ui. Ma loodan, et arst ei ole väga pahane, et mul mingid teibid siit lahti on ja et mul kõik märg on, sest ma käisin pesemas. Pesemas vist ei tohi käia tegelikult, aga see on tema office ja nüüd me ootame, et sinna sisse saada. Nagu näha, siis ma ei saanud ära. Mul on ikkagi mask peal ja lihtne põhjus on selles, et minu ninaluu murti nagu operatsiooni käigus täiesti ära. Ehk siis mu nina on väga nagu iga väiksemgi asi, mis läheks mulle vastu nina, siis mu nina oleks kohe seal paigast ära. Tšau sõbrad, ma olen kodus. Ma olen juba üleeilsest saati kodus ja kuna mul on teip olemas ja kuna mul on nina kinni, siis ainult nagu teipidega, siis kuju me ikkagi saame näha. Ehk me praegu mõtleme, et me võtame selle ära ja me vaatame, mis siit tuleb. Ma ei ole enda nagu nina kuju kordagi on näinud. Päris Oh my god! Oh my god!